Täna räägime andmepõhisest aruandlusest e-arvete näitel. Tegemist on ühe osaga koolitussarjast, mis räägib reaalaja majanduse lahendustest. Millest täpsemalt juttu tuleb? Mida me mõtleme andmepõhise aruandluse all? Mida peab silmas pidama andmekvaliteedi osas? Kuidas andmepõhine aruandlus ja e-arved haagivad omavahel? Ja räägime ka keerulisest asjast XBRL GL ehk standardne raamatupidamiskirjend. Aga esmalt, mis see andmepõhine aruandlus siis üldse on? Põhimõtteliselt võime nimetada andmepõhiseks aruandluseks võimalust esitada riigile vajaliku detailsusastmega raamatupidamiskirjendid tavapäraselt täidetud aruande vormi asemel. Just nimelt rõhutan raamatupidamiskirjendid, mitte enam vormid. Ja teadupärast esitatakse täna erinevatele riigiasutustele Eestis umbes 400 või rohkemgi aruande vormi küsimustikku ja sageli küsitakse neis üsna samasisulisi andmeid. Esitad midagi majandusaasta aruandes, enam-vähem samad andmed Ecomaris, Statistikaametis, osa samasid andmeid läheb kuskile 3. või 4. aruandesse. Ja selle koostamise eest, kõikide aruannete koostamise eest täna vastutab loomulikult ju ettevõtja. See on tema kohustus kõik need aruanded valmis teha ja praktikas muidugi aitab tal seda teha raamatupidaja, aga ikkagi jätkuvalt vastutab ettevõtja. Kuidas siis asjad kergemaks muutuvad? Kui me andmepõhisele aruandlusele üle lähme, siis ettevõtja põhimõtteliselt edastab oma majandustarkvarast näiteks kord kuus andmed nende samade raamatupidamiskirjendi plokkidena, mille alusel siis erinevad riigiasutused panevad ise kokku just neile vajalikud aruanded. Ehk siis tulevikus meie anname ühe korra andmed ja erinevad asutused suudavad neid ise interpreteerida, tõlgendada ja omal moel aruanneteks kokku panna. Mis kasu me kõik sellest saame? Esiteks, ettevõtjad, erasektor. Kõige suurem kasu seisneb selles, et meil tuleb ühtne lihtsustatud aruandluskohustuse täitmisviis. Praktikas tähendab see seda, et ma ei pea mõtlema, kuidas ma sinna e-stati login sisse, kuidas ma e-maksuametisse lähen, mida ma veel seal e-äriregistris pean tegema, võib-olla veel kuskil 3., 4. portaalis. Mul on üks ühtne lihtsustatud aruandekohustuse täitmisviis. Põhitähelepanu langeb hoopistükkis mitte aruande koostamisele, vaid majandustehingute korrektsele kajastamisele. Ja see raamatupidamiskirjend iseenesest ei ole ju mitte midagi muud kui konkreetselt raamatupidamislikult kirja pandud majandustehingu kirjeldus. Ja praktikas, kui me esitame need raamatupidamiskirjendid riigile, jääb ära ka see tavapärane, tänane, tuntud erinevate aruannete koostamine, tähtaegadest kinnipidamine. Loomulikult üks tähtaeg jääb, ehk see tähtaeg, millal te ütlete, et teie raamatupidamiskirjendid on lõplikult üle vaadatud. Aga see võib olla näiteks 10. kuupäev, 15. kuupäev, mis iganes riigis kokku lepitakse. Ja tehnilises mõttes esitatakse andmed riigile tervikliku kirjendite plokina ühte kohta. Ehk siis me ei hakka kõikidesse portaalidesse eraldi saatma andmeid, nagu täna tuleb seda teha. Praktikas vähendavad siis sellised lähenemisviisid ettevõtja halduskulusid, tagavad selle, et erinevad riigiametid koguvad oma ülesannete täitmiseks ettevõtte kohta andmeid ühest allikast, ilma vajaduseta küsida samu andmeid korduvalt ja erinevas vormis. Kui me nüüd mõtleme, kuidas me saame praktikas minna sellisele andmepõhise aruandluse formaadile üle, siis esimene tingimus, eeldus on see, et meie ettevõtetes vahetult kasutatava või raamatupidamisteenuse kaudu pakutava majandustarkvara tehniline võimekus peab võimaldama edastada andmeid standardsete raamatupidamiskirjenditena, millest me juba rääkisime. Ja selleks standardiks on Eestis soovitud võtta XBRL GL ehk lahti seletatuna Extended Business Reporting Language Global Ledger taksonoomia raamistik,
mille andmekoosseisul see standardne raamatupidamiskirjend põhineb. Ja see XBRL ehk Extended Business Reporting Language võeti juba aastaid tagasi kasutusele selleks, et edastada majandusaasta aruannete andmeid ühtsel tehnilisel kujul. Teine ja väga oluline eeldus, tingimus on see, et majandustarkvarades on võimalus kasutada raamatupidamiskirjendite koostamisel kõikvõimalikke masinloetavana kättesaadavaid riiklikke klassifikaatoreid. Ja see klassifikaatorite süsteem ongi tagatiseks, et erinevad riigiametid saavad kätte just nendele vajalikud kogutavad andmed. Ja võib küsida, et mis see klassifikaator üldse on? Põhimõtteliselt on klassifikaator üks tunnuste loend, mis määratleb ühe või teise tehingu aspekti üheselt ära. Näiteks töötasu liigid, käibe maksustamise jaoks vajalikud erinevad tehingutunnused, riikide tunnused ECOMAR-i jaoks või mis iganes muu loend, mida tuleb siis kasutada raamatupidamiskirjendis selleks, et määratleda, mille kohta see majandustehingu kirjeldus on koostatud. Neid klassifikaatoreid võib kehtestada erinevates valdkondades kui tahes palju, aga loomulikult tuleb jälgida, et üle kõikide aruande kogujate kasutataks ühtseid klassifikaatori loomise põhimõtteid ja ei oleks korduva iseloomuga klassifikaatoreid. Selle eest vastutab tõenäoliselt kas Statistikaamet või mõni muu riigi poolt paika pandud organ. Kolmas oluline eeltingimus andmepõhisele aruandlusele üleminekuks on see, et ka riigi infosüsteemides peab olema andmepõhise aruandluse tugi, mis siis tagab selle, et on võimalik klassifikaatoreid publitseerida majandustarkvaradele ning on võimalik ka siis neid raamatupidamiskirjendite andmeid vastu võtta ja töödelda ühtsel automaatsel moel. Nii et kui need kolm eeldust saavad ükskord täidetud, siis me oleme kindlasti võimelised Eestis liikuma andmepõhise aruandluse teel suure sammu edasi. Ja põhimõtteliselt eeldab see kõik nii riigi kui erasektori pool sellist head koostööd, head tahet. Erasektori puhul me ilmselt ei hakka rääkima kohustusest minna tingimusteta andmepõhisele aruandlusele üle, vaid pigem võimalusest seda kasutada ning sealjuures siis peavad need eelised tulema hästi selgelt just neile ettevõtetele välja, kes andmepõhise aruandluse suunas liiguvad. Aga selleks, et see andmepõhine aruandlus päriselt lendaks, on hästi oluline rääkida andmekvaliteedist. Ja andmekvaliteeti tagavadki need samad äsja nimetatud standardsed klassifikaatorid, ehk siis kui me kõik tunnused suudame loenditest alati õigesti paika panna, siis võime kindlad olla, et meie raamatupidamiskirjend kajastab just seda õiget informatsiooni, mida me tahtsime seal salvestada ja edastada. Oluline on ka see, et need loendid peavad muutuma automaatselt ja uuenema majandustarkvara poole peal automaatselt. Ehk siis, kui näiteks Euroopa Liit kehtestab mingi järjekordse toreda aruandluskohustuse ja see nõuab täiendavate tunnuste lisamist raamatupidamises, siis peab see klassifikaator olema automaatselt avaldatud keskses andmete teabeväravas, kus siis majandustarkvarad saavad sellega automaatselt sisse lugeda endale ja raamatupidajad saavad automaatselt ka kasutada neid klassifikaatoreid. Ja see omakorda eeldab, et majandustarkvardades peaks olema selline hästi standardne andmeväljade kontroll, mis toimib igas majandustarkvaras põhimõtteliselt samal moel. Ehk siis, kui me räägime seal minugi poolest töötasu liikidest, siis igas palgaarvestussüsteemis töötasu liigi puhul kontrollitakse kindlasti, et just õigest klassifikaatorist, õigest loendist on see õige tunnus välja valitud. Mis meil tegelikult reaalaja majanduses ees ootab ja kui me lähme väga detailseks nende raamatupidamiskirjenditega, siis tegelikult tekib nii-öelda andmeküllus. Ehk põhimõtteliselt, kui nüüd tuua mänguga see e-arve mõiste, me salvestame hästi palju parameetreid ükskõik millise majandustehingu kohta ja see, mis on salvestatud, me saadame selle info ka edasi.
Põhimõtteliselt on võimalik seda detailset andmemassiivi siis ka nii-öelda taaskasutada, ehk suur hulk aruandlust saab otseallikast detailset informatsiooni, näiteks rohearuandlus, niinimetatud kestlikkuse aruandlus, on just nimelt sellel detailsusel tuginev. Ja lisaks saab teha riigi poole peal tänu detailsetele andmetele, tänu heale sisendile, väga palju kasulikku analüütikat ning seda peegeldada tagasi ka ettevõtetele endile. Selle koha peal tasub vaadata ka ühte teist reaalaja majanduse koolitussarja saadet, mis puudutab andmepäringute tegemist ja andmete väärindamist. Ja üks olulisemaid põhimõtteid, mida tuleb kõige selle juures arvestada, on see, et me tahame sisestada andmeid üks kord. Ehk kui on juba süsteemis andmed korra olemas detailsel tasemel, siis nad peavad sealt ka sama detailsusega edasi liikuma järgmisesse infosüsteemi või ülejärgmisesse või lõpuks siis riigi andmeinfosüsteemidesse. Ja praktikas me peame jälgima ka sellist kontrollitud ja eesmärgistatud andmete jagamist, ehk jagamismajandus on meile kõigile jõudnud üsna selgelt teadvusesse ja samamoodi võib ka andmeid jagada. Aga siinjuures peab olema hästi täpne, et mitte eksida GDPR-i ehk isikuandmete töötlemise määruse vastu, mitte lekitada ärisaladust kandvaid andmeid ja nii edasi. Ehk riiklikult tasemel peab olema väga hästi läbi mõeldud, kellelt milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid andmeid kasutame ja mida ja millisel moel tohime jagada. Minnes konkreetsemalt andmepõhise aruandluse ja e-arve seoste juurde, siis juhin kõigepealt tähelepanu, et kõige enam on ostu-müügitehinguid ettevõtete vahel ja see algdokument on teadupärast arve. Ja täna on e-arve konkreetselt kõige kiirem ja usaldusväärsem viis arveandmete edastamiseks müüjalt ostjale ning teadupärast liiguvad andmed, mitte enam nii-öelda pildid ehk PDF-failid süsteemide vahel. Ja kui me vaatame, millised andmed siis seal e-arvel võivad olla, siis saame sinna panna sellisest detailsusest tunnuseid, et oleks võimalik kätte saada kõik enamlevinud aruanded, näiteks käibedeklaratsiooni jaoks vajalik info on seal olemas, majandusaasta aruande koostamiseks vajalik info on olemas või ka statistikaküsimustike täitmiseks vajalik info on olemas. Nii et edaspidi KMD-d, ECOMARid, teisedki aruanded võivad saada andmeid automaatselt tänu sellele, et nad olid e-arve ridadel kusagil olemas. Ja praktikas tehniliselt e-arvel olevad andmed võivad liikuda täpselt samast detailsuse edasi ka XBRL keelraamatupidamiskirjendisse. Nii et ei pea kuskil mingisuguseid andmeid nii-öelda välja viskama. Ja jällegi rõhutan siinjuures andmekvaliteedi teemat, sest kui e-arves sisalduvad andmed liiguvad ühest süsteemist teise, siis on selge, et nende kvaliteet on kriitilise tähtsusega. Ostja ei soovi neid detaile ju üle kontrollida. Ja e-arves või toote või teenuse kohta esitatud andmed võivad olla kui tahes detailsed, nii et lähtuvalt sellest, milliseid aruandeid me tahame kätte saada, siis ka määratleme, milliseid detaile me arveridadele, toodetele ja teenustele kirja paneme. Ja loomulikult pikemate tarneahelate puhul liiguvad need e-arves olevad arveridade detailandmed muutmatul kujul läbi paljude ettevõtete majandusinfosüsteemide. Nii et ei pea muretsema selle üle, et mulle saadeti hästi palju andmeid, oi, mis ma nendega teen, jätan parem sinna paika. Ei, rahulikult, las need andmed liiguvad detailselt edasi läbi raamatupidamiskirjendite lõpparuanneteni välja. Ja kui mõelda toodete teenuste peale, siis on välja mõeldud selline äge digitaalne tootepassisüsteem, mis tagab, et täpselt sama toode või teenus on kõigi osapoolte jaoks kirjeldatud ühel ja samal moel. Nii et neid kõiki parameetreid tingimata ei pea panema raamatupidamissüsteemis kirja, vaid need saab kätte ka läbi viidete toodete teenuste keskregistrile. Ja reaalaja majanduse rakendused tuginevad siis kokkuvõtlikult standardsetel klassifikaatoritel ja see võimaldab kõikidel ettevõtjatel
kõikidel organisatsioonidel kirjeldada majandustehinguid, ehk siis e-arve puhul ostu-müügitehinguid, erinevaid aspekte samal viisil. Natukene lähemalt ka XBRL GL-ist, mis on siis standardse raamatupidamiskirjendi kirjeldus. Ja taustast natuke ka, XBRL Global Ledger taksonoomia raamistik on siis selline kõikehõlmav ja üldine XML ja XBRL põhine detailne andmete esituse viis. Mis on XML, Extended Markup Language, ehk viis, kuidas esitada detailseid andmeid failina, mis on arusaadav kõikvõimalike erinevate infosüsteemidele. Ja XBRL-ist ennem juba natuke rääkisime. Ja seda standardset esitusviisi võib siis juba täna leida väga paljudes majandusarvestusega seotud infosüsteemides ja see on ka mõeldud sillana tehingute kirjendamise ja aruandluse tehnilise esitamise vahel. Nii et kui vaatame asja nii-öelda raportite tarneahelana ehk siis business reporting supply chain, siis see saab kõik võimalikuks tänu sellele ühtsele standardsele lähenemisele ja XBRL GL-i taksonoomia raamistiku kasutamisele. Ja põhimõtteliselt taandub asi majandustehingute kirjeldamisel 3 tüübiks kirjetest. Nimelt on vaja iga majandustehingu kohta panna kirja päis, ehk siis arvenäite puhul või maksekorralduse puhul need põhiandmed, rekvisiidid, tehingu kogusummad. Samuti tuleb määratleda väga täpselt ära maksuinformatsioon, näiteks erinevate käibemaksumäärade määratlus arveridadel, tehingu maksukirjad ja kõige olulisem ostu-müügiarvete read netosummadega, mis siis võivad kanduda edasi raamatupidamiskirjenditesse, olla nii-öelda kanderidadel. Nii et põhimõtteliselt tundub nagu lihtne asi. 3 erinevat tüüpi kirjeid kajastavadki kogu selle nii-öelda XBRL GL raamatupidamise standardse kirjendi. Ja ajaloost ka natukene ja tehnilisest poolest siin skeemil on välja toodud meie Soome heade kolleegide poolt prototüübitud Taldio nimelise süsteemi üldine skeem, mis siis viitab võimalusele, et erinevad majandusinfosüsteemi osad, olgu nad siis müügirakendused, raamatupidamissüsteemid, pangalahendused, makselahendused, mingid kliendihaldussüsteemid, neist kõikides saab majandustehingute info kenasti transformeerida nii-öelda keskpõrandale kokku just tänu sellele XBRL GL raamatupidamiskirjendi standardile. Ja selleks, et andmed kokku koguda ja edastada vajalikele ametitele, on Eestis välja töötanud ka selline andmete agregaator, mida siis kõik erinevad majandustarkvarad võivad kasutada. Selle nimi on MyCompany Data Service ja seda MyCompany Data Service'i teenust saab siis rakendada nii, et sealt liiguvad edasi vajalikud andmete segmendid Statistikaametile ühel kujul, Maksu- ja Tolliametile teisel kujul, ERR-registrile majandusaasta aruande jaoks 3. kujul ja nii edasi. Ehk siis selle MyCompany Data Service'i mõte on aidata majandustarkvaradel luua ühtne keskne liides just nimelt selle andmepõhise aruandluse realiseerimiseks. Ja miks ma sellest räägin, on sellepärast, et kui iga Eestis kasutatav majandusinfosüsteem hakkaks ise looma kõikide erinevate riigi infosüsteemidega liideseid, nii nagu tegelikult täna on osaliselt ju tehtud, siis see tähendaks väga suuri arenduskulusid. Kui me ühtselt läheme ja lahendame ära selle andmete agregeerimise, paketeerimise ja õige edastamise, siis on see jagatud kulu, mis on oluliselt väiksem. Ja loomulikult on võimalik saada riigipoolset tuge, toetusmeetmed on avanevad sügisel andmepõhise aruandluse arenduste tarvis. Ja keda huvitab nüüd täpsemalt, mis asi see reaalaja majandus kui selline on, tahab lugeda lähemalt andmepõhisest aruandlusest, e-arvetest ja nii edasi, siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas on realtimeeconomy.ee veebileht, kus leiate väga palju põhjalikku informatsiooni antud teemal. Aga sellega ma täna tõmbaksingi otsa kokku ja tänan teid kõiki kuulamast ja edu andmepõhisele aruandlusele üleminekul. Aitäh!